Järgmisena esineb Priit Kallas Dreamgrowst ja Priit on Eesti internetiturunduse vana kala, et juba üle 10 aasta selles valdkonnas tegev, mis arvestades sinu noorust on juba nagu terve igavik. Ja selle pika aja jooksul on iga aasta kohta siis kogunenud vist üks nagu selline nõuanne, 10 aastat, 10 käsku. Nii et kuulame huviga. Priit Kallas. Tere, mina olen Priit Dreamgrowst ja räägin hästi kiiresti ja sellistest asjadest, mida saab rakendada kohe ja juhul, kui ei ole päris 125 miljonit krooni taskus. Ja esimene neist on eesmärk. Et enamus, kes siin on täna esinenud, need on ennem, kui nad midagi tegema hakkavad, endale eesmärgi seadnud, miks nad midagi teevad ja nende veebil on mingi eesmärk, mida nad suudavad mingites numbrites mõõta. See on erakordne. Enamus veebitegijaid, kui me vaatame superbrändidest allapoole, kui neilt küsida, miks neil veeb on, vastavad midagi hägust, mis on suurusjärgus, et kõigil on, või siis, et tahame oma tooteid või teenuseid tutvustada, aga seda väga häguses mõttes. Et üldiselt, kui te veebi teete, siis pange paika äriline eesmärk. Et selline eesmärk, mida te saate aasta lõpus aasta aruandesse kirjutada ja see peaks olema tükiliselt mõõdetav, kas näiteks kontaktide arv või siis kroonide arv, mida te tänu internetis tegevusele saate. Kui nagu eesmärk ei ole, siis on probleem see, et te võite teha mida iganes, aga te ei tea, kas te õiges suunas liigute. Nüüd, kui eesmärk on paika pandud, siis on vaja genereerida mingit sisu. Ja sisu on teine suur probleem, mis nagu väga tihti ette tuleb, kui ma klientidega räägin või vaatan ka juhuslikke veebe, kui mul on endal midagi vaja osta või mingit teenust tarbida. See põhiprobleem, mis sisuga on seesama siin slaidi peal. Et seda ei ole. Ja kui me võtame keskmise Eesti ettevõtte veebi, siis see koosneb umbes 5 või 6 leheküljest, millest kõige sisukamad on siis see, et firma on asutatud 2001 näiteks ja baseerub Eesti kapitalil ja siis on kuskil mingi anonüümne kontaktivorm, aga kuskil ei ole midagi seda, et mina, kes seal lehel olen, tunneksin ära, et okei, see on nüüd mulle, et ma tulin siia, nad pakuvad sellist asja, mis on mulle vajalik ja selline anonüümne, olematu sisu on üks põhiprobleeme selliste keskmiste veebide puhul, eriti selliste business-to-business veebide puhul, mida raamatupidamisteenus või auditid või muud sellised asjad, mis ei ole nii seksikad, et me ei saa jube lahedaid konfiguraatoreid ja videosi teha, vaid mis eeldavad natuke nagu tekstilist seletamist ja oma kompetentsi avamist. Nüüd, järgmine on hästi praktiline asi. See on selline asi, et kui te lähete kontorisse tagasi ja võtate veebimehel kaelast kinni ja ütlete, et see on vaja ära teha ja siis see saab ära tehtud, siis hakkab kohe parem. Otsingumootorite mõttes on veebilehe kõige olulisem osade selle veebilehe tiitel. See on see, mida kasutaja praktiliselt ei näe, kui ta veebis surfib. See on siis sinisel ribal olev kiri. Aga eripära või tähtsus on selles, et Google arvab, et tegemist on kõige olulisema infoga lehel. Ja kui te sinna kirjutate näiteks oma firma nime, no võtame meie firma nimi, Dreamgrow, kui see oleks ainult Dreamgrow seal ja ma otsingu tulemuses näen seda, ütleme nüüd kohe päris ausalt, et ega see nimi ei ütleks mitte midagi, kui seal ei oleks mingit laiendit taga. Ja mõningatel juhtudel kasutatakse laiendiks firma sloganit või mingit muud sellist märksõna, aga kui see ei ole seotud sellega, mida kasutaja parasjagu otsib, siis ta ei saa aru, et see on talle mõeldud. Ja kui ta vaatab otsingu tulemusi, siis isegi kui te olete võib-olla päris heal kohal välja tulemas, siis kasutaja ei kliki teie tulemusel. Et mida teha tuleb, on öelda veebitegijatele, et igal lehel peab olema unikaalne, teie jaoks olulisi märksõnu sisaldav tiitel. Ja kui te seda ära teete, siis ma võin peaaegu isegi lubada, et teie veebi kasutatavus otsingumootorist tuleva liiklusarvelt tõuseb.
eeldusel, et teil see praegu korras ei ole. Jälle üks väike tükk infot. Sellega on selline lugu, et see slaid või see kild sealt on nagu selgelt näha Kalev Spaast. Ja selle ma panin sinna sellepärast, et eelmine pühapäev mul oli plaan, või õigemini laps ärkas üles ja ütles, temal on vaja veekeskusesse minna. Ja kuna ma teadsin, et veekeskuses on remont, siis Kalev Spaas oli mingi tagaosa ümberehitamisel, siis ma mõtlesin, et ma lähen veebi ja võtan sealt telefoninumbri, helistan, kas seal on kõik korras ja siis vastavalt teen otsuse, kas ma lähen Kalev Spaasse või kuhugi mujale. No, siis ma tegin veebi lahti, rullisin kiirelt alumisele reale ja siis ma sain teada, et nende registrikood on 1105354. Et iseenesest päris hea number, see jääb hästi meelde ja veel parem on indeks. Aga et ühesõnaga ütleme nii, et sellest oli vähe abi. Aga eks ma olen päris mitu veebi teinud ja struktuure kokku pannud, nüüd ma kujutasin nagu seda ette, et kus tegelikult see info olla võib. Ja seal kuskil, see vist on see kontakt, siis ma klikkisin kontaktil, ei, eksin, seal ei ole kontakti. Seal ei ole sellist menüüpunkti nagu kontakt. Aga no, kogemust juba nagu on kogunenud 10 aastat ja puha, siis ma teadsin, et kontakt on firma all. Vajutasin firmas, siis vajutasin järgmise menüü, mille nimi oli kontakt ja see oli erakordselt hea, selles mõttes seal oli kõikide inimeste kontaktandmed ja alates kõige esimene oli juhatuse esimees, telefon, lauatelefon, e-maili aadress, kõik andmed olid olemas, selles suhtes super cool leht. Mida ei olnud muidugi, või tähendab probleem oli selles, et ma mõtlesin, et kui ma hakkan 17, mingi 15 pühapäeva õhtul helistama juhatuse esimehele ja küsima, kas neil on remont läbi, siis kuna see oli lauatelefon, siis teda võib-olla ei ole kohal. Aga nagu ma ütlesin, ma tegelikult olen aeg-ajalt ikka veebi teinud ja siis ma mõtlesin, et siin menüüs tegelikult kuskil üleval pool on veel üks tükk, mille nimi on veekeskus. Ja siis ma teadsin, et kui ma sinna klikin, siis sealt ma saan ikka midagi kätte. Klikkisin selle peal ja siis tuli lahti mingi leht, millel oli mingi info, mida ma spetsiaalselt üle ei vaadanud selle ettekande jaoks, et ma lihtsalt demonstreerin, et mul pole õrna aimugi, mis sellel lehel on. Aga selle veekeskuse all oli kontakt. Ja selle kontaktil esimene telefoninumber oli üldinfo ja siis oligi mul käes. Lihtsalt, mis tundeid see minust tekitas või see avaldada selles, et poiss küsis, et kuule, miks sa niisuguse näoga oled? Siis mille peale ma ütlesin, et mul on stress. Ütleme nii, et kontakt on see asi, üks olulisemaid andmeid üldse veebis on need 2 tükki. Ja need võiksid olla hästi lihtsalt kättesaadavad.